Kui sa oled kunagi mõelnud, miks Iraan kõigi raskuste kiuste ikka veel püsib, pead sa mõistma seda mustkunstitrikki. Jah, mustkunstitrikki ja kahjuks ei ole see lõbus trikk, see on ohtlik trikk. See on trikk, mida on edukalt tehtud maailma kõige võimsamate valitsuste peal 5 korral 23 aasta jooksul. Ja praegu, samal ajal kui sa seda kuulad, võib see jälle juhtuda. Trikk toimib nii. Riik jääb vahele millegi tegemisega, mida ta ei tohiks teha. Maailm nõuab, et see lõpetataks. Riik nõustub läbirääkimistega. Läbirääkimised kestavad kuid, mõnikord aastaid. Eksperdid teatavad, et kokkulepe on saavutatud. Allkirjastatakse raamkokkulepe. Kõik hingavad kergendatult. Ja siis, vaikselt, jätkab riik täpselt seda, mida ta enne tegi. Ainult, et nüüd on see tugevam, paremini rahastatud ja on endale aastaid aega ostnud. Riik on muidugi Iraan ja trikiks on diplomaatia. Ja selle osa lõpuks ei vaata sa enam kunagi Iraani uudiste pealkirju samamoodi. Aga enne kui me triki enda juurde jõuame, pead sa aru saama, kes seda teeb, sest see kõik on mõistetav ainult siis, kui sa mõistad, kuidas Islamivabariik mõtleb. Tere tulemast Mira Keshani saatesse GNS TV-s. Lähme kohe asja juurde. Iraani vaimulike režiim, süsteem, mis on riiki juhtinud alates 1979. aasta revolutsioonist, ei mõtle 4-aastastes tsüklites. Neil ei ole olulisi valimisi. Neil ei ole valijaskonda, kes saaks nad võimult minema hääletada. Ülemjuht on ametis kogu elu. Revolutsiooniline kaardivägi, IRGC, allub teoloogiale, mitte valijatele. Ja see on väga oluline, sest iga lääne valitsus, kes on kunagi Iraaniga läbi rääkinud, tegutseb kella järgi. Ameerika presidentidel on 4 aastat. Euroopa valitsused tõusevad ja langevad. Välisministrid tulevad ja lähevad. Inimesed, kes istuvad Iraani läbirääkijate vastas laua taga, on alati mingil määral kiirustamas. Iraan aga ei kiirusta kunagi. Nende vaatenurgast on aega 100 aastaid. Nende ainus eesmärk on ellu jääda seni, kuni Jumal sekkub ja nende messias saabub. Pärsia läbirääkimiskultuuris kasutatakse fraasi ta'aruf, mis kirjeldab keerukat rituaalse viisakuse süsteemi, kus pakutakse, keeldutakse ja pakutakse uuesti. Jällegi on vestluse pealispind ja tegelik alltekst. 2 täiesti erinevat asja. Lääne diplomaadid, kes on Iraaniga läbirääkimisi pidanud, kirjeldavad, kuidas nad istuvad soojuse ja näilise heatahtlikkusega täidetud ruumides, lahkuvad tundega, et on tehtud edusamme ning loevad järgmisel hommikul Iraani avalikke avaldusi ja mõtlevad, kas nad olid üldse samal koosolekul. See ongi strateegia, see ei ole kultuuriline arusaamatus. Nad venitavad professionaalselt aega, pikendavad arutelusid ilma sisulise edasiminekuta, samal ajal arendades edasi neid programme, mida kõnelused peaksid peatama, saad nende tuumavõimekust. Jäeta see fraas meelde. Venita ilma järeleandmisi tegemata. Liigu edasi samal ajal, kui räägid. Ja nüüd vaatame, mis edasi saab. Aasta on 2003. Lääne luure koos Iraani opositsioonigrupiga on just paljastanud midagi, mis ei oleks tohtinud olemas olla. Salajane uraani rikastamise tehas kohas nimega Natanz. Iraan on salaja tuumaprogrammi ehitanud ja nüüd teab maailm sellest. Surve on kohene. Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa, EL-i 3 suurt, astuvad Teheranile vastu. ÜRO sekkub. Igal pool küsitakse, mida me teeme? Ja siis teeb Iraan midagi ootamatut. Iraan nõustub maha istuma ja rääkima. Mitte ainult rääkima, nad nõustuvad peatama uraani rikastamise. Allkirjastatakse niinimetatud Teherani deklaratsioon. Iraan avab oma rajatised inspektoritele. Euroopa diplomaadid lendasid koju tundes, et nad on saavutanud midagi ajaloolist. Kriis jäi ära. Aga tegelikult toimus hoopis midagi muud. Hassan Rouhani oli tol ajal Iraani peamine tuumaläbirääkija. Aastaid hiljem, ühes salvestatud ja lekkinud kõnes, kirjeldas ta 2000 aasta kokkulepet erakordse siirusega. Ta ütles, et peatamise perioodil, kui Iraan naeratas kaamerate ees ja tegi inspektoritega koostööd, lõpetas Iraan samal ajal uue uraani konversioonitehase ehitamise Isfahanis. Nüüd oleme sellega väga hästi tuttavad. Tema enda sõnade järgi andsid läbirääkimised neile vajaliku aja töö lõpetamiseks. Nad ei kavatsenudki järele anda, nad tahtsid lihtsalt pausinuppu. Vajutada seda täpselt siis, kui Iraanil oli vaja midagi lõpetada ja vabastada kohe, kui see oli tehtud. 2 aastat hiljem, 2005 aastal, valiti uus president. Mahmoud Ahmadinejad, kõva liinipoliitik, kelle kõrval Rouhani tundus mõõdukas. Iraan teatas, et alustab rikastamist uuesti. Euroopa läbirääkijad lahkusid. Läbirääkimised kukkusid taas läbi. Iraan tuli neist 2 aastast välja valmis rajatisega, mida tal varem ei olnud.
see oli esimene trikk ja see õnnestus edukalt. Järgnevatel aastatel olid Iraan ja Lääs teistsuguses ummikseisus. ÜRO kehtestas sanktsioonid, USA karmistas rahalisi piiranguid. Iraan jätkas rikastamist. Aga sellel perioodil juhtus midagi huvitavat, mida enamik inimesi ei märganud. Iraan sai selle triki kasutamises osavamaks. Nad õppisid, et diplomaatia kasutamiseks kilbina ei pea tingimata pidama aktiivseid läbirääkimisi. Sa pead lihtsalt hoidma läbirääkimiste võimalust elus. Niikaua kui diplomaatiline kanal on olemas, isegi kui see on külmunud või kuhugi ei vii, pidurdab see sõjalisi samme. Lääneriigid ei ründa riike, kellega nad peavad läbirääkimisi, ega ka riike, kellega nad võiksid läbirääkimisi pidada, ega ka riike, kes on öelnud, et on valmis läbirääkimisteks. Iraan ütles, et on alati valmis kokkuleppeks, lihtsalt neil olid tingimused, aga need tingimused muudkui muutusid. Läbirääkimised ei hakanudki päriselt pihta. Samal ajal, aastatel 2006 kuni 2013, kasvas Iraani töötavate tsentrifuugide arv umbes 3000-lt enam kui 19 000 nii. Iraan läks uraani madalal tasemel rikastamiselt üle 20% rikastamisele. See on märkimisväärne samm relvakõlbliku taseme suunas. See ehitas teise rikastamiskoha sügavale mäe sisse Fordous, mis oli spetsiaalselt loodud õhurünnaku üleelamiseks. Mitte midagi sellest ei juhtunud läbirääkimiste laua taga. See kõik juhtus ajal, kui maailm vaidles selle üle, kas üldse peaks läbirääkimisi pidama. Ja just siin jõuab see trikk tõeliselt oma tippu. 2013 aastal valis Iraan uue presidendi Hassan Rouhani. Jah, seesama mees, kes juhtis 2003 aasta läbirääkimisi. Mees, kes oli lindil tunnistanud, et need läbirääkimised ostsid aega Isfahanis tööde lõpetamiseks. Ta oli tagasi ja seekord tuli ta koos välisministri Javad Zarifiga, kellel oli doktorikraad Ameerika ülikoolist, kes oli sarmikas ja väljendusrikas ning andis suurepäraseid intervjuusid ning pani lääne ajakirjanikud tundma, nagu nad räägiksid väga mõistliku inimesega. Obama administratsioon soovis muidugi kokkulepet. Nad olid seda tahtnud juba aastaid. Salajased tagakanali läbirääkimised oli toimunud Omaanis. Ameerika poolel oli olemas tõeline poliitiline tahe. Sellele järgnes 20 kuud kestnud läbirääkimisi. Kerry ja Zarif kohtusid 18 korda, 11 erinevas linnas ja 2015 aasta juulis allkirjastasid nad ühise laiaulatusliku tegevuskava ehk JCPOA Iraani tuumalepe. Läänemaailm hingas kergendatult. Siin on see, mida lepe tegelikult ütles, kui jätta kõrvale diplomaatiline keel. Iraan nõustus piirama oma rikastamistegevust 10 aastaks. Pärast 10 aastat need piirangud aegusid ja Iraanil oleks seaduslik õigus rikastada uraani ükskõik millisel tasemel, mida ta soovib. Iraan ei demonteerinud ühtegi tsentrifuugi. Ta ei viinud oma tuumateadmisi riigist välja. Ta lihtsalt peatas ja piiras tegevust. Ta ei desarmeerunud. Ja vastutasuks sai Iraan kohese sanktsioonide leevendamise, ligipääsu umbes $100 miljardile külmutatud varadele ning taas pääsu ülemaailmsetele naftaturgudele. Iraani naftaeksport, mis sanktsioonide tõttu oli poole võrra vähenenud, kasvas taas. Netanyahu, keda alati peetakse kurjaks, nimetas seda katastroofiks, kuid teda peeti lihtsalt paanikakülvajaks. Enamik lääne välispoliitika kujundajaid tähistas seda kui suurt saavutust. Aga nüüd, vaata, mis edasi juhtus. Sul võib olla üllatav kuulda, et pärast kokkulepet sisse voolanud raha ei läinud Iraani haiglate taastamiseks ega teede parandamiseks. See raha läks Hezbollahale, kes kasutas seda relvastumiseks tasemele, mida polnud nähtud alates 2006. aastast. See läks Jeemeni Houthidele, see läks Shia miilitsatele Iraagis ja Süürias, see läks Hamasile Gazas. IRGC eelarve kasvas. Iraani ballistiliste rakettide programm kiirenes veelgi. Iraan pidas vaevu kinni kokkuleppe sõnastusest, rikkudes pidevalt selle piire, tagades samal ajal, et kogu oskusteave, infrastruktuur ja tsentrifuugid säilitatakse ning on valmis hetkeks, mil piirangud kaotatakse. Nad võisid kokkulepet vähesel määral rikkuda, sest teadsid, et USA tahab, et see kokkulepe toimiks. USA ei saanud valimiste tõttu endale lubada kokkuleppest loobumist ning nad ei katkestaks kogu asja väikeste rikkumiste pärast. Ja pea meeles, Iraanil on aega maa ja ilm. Mis on 10 aastat, kui neil on 500 aasta plaan? Nii nad survestasid ja survestasid ja survestasid, teades täpselt, kellega neil tegemist on. Ja siis tuleb võimule Trump ja ta teab, et kui annad neile sõrme, võtavad nad kogu käe. Nii et Trump tõmbab 2018. aastal kokkuleppest välja. Aga selleks ajaks oli piirkondlik arhitektuur, mille Iraan oli sanktsioonide leevendamisega rahastanud, juba täielikult üles ehitatud. Kui kokkulepe kokku kukkus, hakkas Iraan taas rikastama. Ja seekord kiirenes see ning jõudis palju kaugemale kui 2015. aastal. 2024 aastaks oli neil piisavalt rikastatud uraani, et sõltuvalt hinnangust toota 4 kuni 11 tuumaseadet.
kokkulepe ei peatanud programmi. kokkulepe rahastas programmi ja andis sellele 10 aastat kaitstud aega. Ja see on nende teine trikk. Edukam kui esimene. Aga siin tuleb selle loo kõige hullumeelsem osa. Mustrit on juba selgelt näha. Ja ometi ei peata seda keegi. Aastaks 2021, kui Joe Bideni administratsioon tuli võimule sooviga taastada tuumalepe, polnud see muster enam mingi saladus. Seda oli põhjalikult dokumenteeritud, analüüsitud ja sellest oli palju kirjutatud. Samad mõttekojad, analüütikud ja endised diplomaadid, kes olid jälginud 2003. ja 2015. aasta arenguid, jälgisid nüüd sama mustrit taas 2021. aastal ja nad nägid täpselt samu samme. Iraan nõustus kaudsete läbirääkimistega Viinis. Läbirääkimised venisid, tähtajad tulid ja läksid. Eksperdid teatasid pidevalt, et kokkulepe on peaaegu käes. Sõna peatne ilmus ajalehtede pealkirjades nii palju kordi, et see kaotas igasuguse tähenduse. Iraan jätkas rikastamist. Läbirääkimised ei jõudnud kunagi päriselt lõpule. 2022 aasta suvel oli väidetavalt kokkulepe väga lähedal ja teid üllatab kindlasti kuulda, et seda ei sõlmitud ning läbirääkimised jäid lõpuks toppama. Mis juhtus sellel pikale veninud, peaaegu, kuid mitte päris lõppenud läbirääkimiste perioodil? Iraan läks 60% rikastatud uraanilt, mida tal 2015 aastal polnudki, sellise materjalikoguseni, et IAEA hinnangul võiks seda teoreetiliselt kasutada mitme tuumaseadme jaoks, kui seda veelgi rikastada. Nad rikastasid uraani läbirääkimiste ajal. Nad arenesid edasi läbirääkimiste käigus. Sama trikk, kolmas kord. Siis tuli 2025. Trumpi teine kord. 5 vooru läbirääkimisi Omaanis ja Roomas. Märkimisväärne edasiminek, väga lähedal. Välisminister Marini lendas Washingtoni, et teavitada Valget Maja sellest, kui hästi asjad edenevad. Ameeriklased lahkusid Genfist pettunult. Omaani esindaja ütles, et saavutati märkimisväärne edasiminek. Iraan ütles, et rikastas. Rikastamine polnud läbiräägitav. Lõhe selle vahel, mida vahendajad ütlesid, ja selle vahel, mida Iraan tegelikult pakkus, oli tohutu. Kuid läbirääkimised jätkusid. Aga just sellepärast oli Trump natuke teistsugune ja miks nad nii väga püüdsid takistada tal võimule pääsemast, sest 9. juunil 2025 lükkas Iraan taas tagasi Ameerika ettepaneku. Mis siin uut on? 2 päeva hiljem leidis IAEA, et Iraan ei täida kokkuleppeid ja Iraan teatas 3. rikastamistehasest. 2 päeva hiljem ründas Iisrael lõpuks. Seekordne trikk ebaõnnestus. Mitte sellepärast, et keegi oleks lõpuks läbi näinud, vaid sellepärast, et aeg sai otsa teistmoodi, kui Iraan ootas. Aga sellest räägime kohe varsti. Kuna nende kasutatav plaan on nii lihtne mõista, eriti nüüd, kui see on juhtunud juba 4 korda. Ja kui sa kord mehhanismi näed, tunned selle iga kord ära. Esimene samm. Nõustutakse läbirääkimisi pidama ainult siis, kui surve muutub talumatuks. Iraan ei tule kunagi vabatahtlikult läbirääkimistele. See tuleb siis, kui alternatiiv, sõjaline sekkumine, majanduslik kokkuvarisemine, režiimi ja ebastabiilsus muutub koheselt ohtlikuks. Siis hakatakse läbi rääkima. Läbirääkimised ei ole hea tahtemärk. Need on lihtsalt surveventiil. Iraan avab selle just nii palju, et aur välja lasta, siis sulgeb selle uuesti. Ja siis teine samm, näidata mõõdukat palet. Iga tõsiste läbirääkimiste voor on toonud esile Iraani tegelase, kes tundub lääne silmis mõistlik. Rouhani 2003. aastal, Rouhani jälle 2013 aastal. Zarif, sarmikas välisminister, kellel on Ameerika doktorikraad. Need mehed on päriselt olemas. Nende suhteline mõõdukus võrreldes äärmuslastega on päris. Aga nemad ei juhi programmi. Ülemjuht juhib programmi. Iraani revolutsiooniline kaardivägi juhib programmi. Mõõdukas nägu on vaid fassaad. Köök asub hoopis mujal. Ja see viib meid 3. sammuni. Pane läbirääkimised tunduma edusammudena ilma tegeliku eduta. See ongi kõige peenem osa. Läbirääkimised peavad tunduma piisavalt tulemuslikud, et teine pool ei lahkuks. Aga mitte nii tulemuslikud, et need tegelikult lõppeksid. See tähendab, et pakutakse midagi väikest, hiljem võetakse see tagasi. Nõustutakse põhimõtteliselt, vaideldakse tegelikkuses. Lasta vahendajatel kuulutada läbimurdeid. Lasta lääne ajakirjandusel kirjutada lootusrikkaid lugusid. Hoida teine pool protsessiga seotud. Marini välisministri poolt märkimisväärse edu väljakuulutamine pärast vooru, kus ameeriklased lahkusid pettunult, ei ole vastuolu. See tähendab lihtsalt, et trikk toimib täpselt nii, nagu ette nähtud. Ja siis, et edasi liikuda, kasutatakse saadud aega programmi edendamiseks. See ongi kogu mõte. Iga läbirääkimiste kuu on rikastamise kuu. Iga arutlusel olev raamistik on raamistik, mis ei ole sõjaline löök. Läbirääkimised ei pea õnnestuma, need peavad lihtsalt kestma piisavalt kaua, et Iraan saaks lõpetada, millega iganes ta tegeleb. Ja see viib meid 5. sammuni. Nõustu kokkuleppega ainult siis, kui see pakub kohest ja konkreetset leevendust vastutasuks ajaliselt piiratud piirangute eest.
Kui kokkulepet ei ole võimalik vältida, kui surve muutub nii tugevaks, et keeldumine tähendaks režiimi kokkuvarisemist, siis Iraani minimaalne vastuvõetav kokkulepe on alati sama kujuga. Kohene sanktsioonide leevendamine, külmutatud varade vabastamine, tohutult raha voolab sisse ning vastutasuks rikastamise piirangud, mis lõpevad 10 aasta või enama pärast. Jällegi, neil on aega, maa ja ilm ja seni, kuni tsentrifuugid säilivad, teadmised säilivad ja infrastruktuur säilib, ei ole neil selle vastu midagi. Kõik, mida Iraan annab, on vaid paus. Kõik, mida Iraan saab, on püsiv ja võimaldab neil jätkata ehitamist. Siin on see, mis sul nüüd on, mida sul 30 minutit tagasi polnud. Sul on arusaam sellest, mida nad teevad ja kui sa seda kord näed, ei saa sa seda enam märkamata jätta. Järgmisel korral, kui näed pealkirja, mis ütleb, et Iraan ja USA on kokkuleppele lähedal, tead küsida, mida Iraan kohe saab ja millest ta jäädavalt loobub. Kui vastus on, et Iraan saab sanktsioonide leevenduse kohe ja loobub rikastamisest 10 aastaks, siis tead, mida see tähendab. Järgmisel korral, kui vahendaja teatab märkimisväärsest edusammust, tead vaadata, mida Iraan tegelikult lauale paneb, mitte seda, mida vahendaja ütleb ruumiõhkkonna kohta. Järgmisel korral, kui keegi nimetab Iraani läbirääkijaid mõõdukateks, tead küsida, kes tegelikult kontrollib tuumaprogrammi ja kas see inimene oli ruumis. See trikk töötab ainult nende peal, kes ei tea, et see on trikk. Ja nüüd sa tead. Aga suur küsimus, millele me kõik peame vastama on, kas 5. kord murrab nad lõpuks? Või on see lihtsalt vana triki ümberkirjutamine, sest Iraanil on üks plaan. Nad peavad ellu jääma. Ja selleks on nad õppinud, kuidas lääs toimib ning kasutanud lääne nõrkusi enda kasuks. Nüüd on küsimus selles, kas lääs õpib nende vastu kasutatud islami võtteid ja pöörab need nende endi vastu. Ja seda, mu sõbrad, näeme ajaga. Mina olen Jerki ja kohtume järgmine kord.